Nii, tere hommikust! Mina olen Veronika, tulen Tallinna Ülikooli e-õppekeskusest ja olen haridustehnoloog. Ja tere ka minu poolt, mina olen Marina Kurvits. Okei. Ei saa koostööd teha. Mina olen Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant. Ja lühidalt enda kohta. Just, et töötame samas asutuses, aga varem ei ole niimoodi koostööd teinud, et see on meil ka esmakordne koostöökogemus, mis oli päris huvitav, konflikt ei tekkinud, ei jõudnud. Nii, ja täna on meil eesmärk siis tutvustada teile mõned digivahendid, mis peaksid seda koostööd natukene soodustama. Ja me oleme teile ette valmistanud ka praktilised tegevused, et te saaksite kõik täna kaasa teha. Ma näen, et igal laual on vähemalt üks arvuti, see on suurepärane, mida rohkem, seda parem. Ja selleks, et te saaksite, te peaksite meie esitluse, mida see ei vaheta. Keeran teistpidi. Okei. Et slaidil on siis näha selle esitluse link, kus te saate kohe hakata juhendit uurima sammude kaupa. Bitly ja koostoo, nüüd siin ei ole öötähti, koostoo 11. Ja meie tänase töötoa eesmärk uurida erinevaid vahendid, mis väga hästi sobivad just koostöö jaoks, koostöö korraldamiseks. Ja teie ülesanne siis täna valida ühte vahendit, mis teile sobib, mis teile meeldib, mis on uus teie jaoks. Uurida ja siis tuua mõned järeldused selle kohta. Just, et täna te saate hästi palju keskkondades muudkui tagasisidet anda ja kirjutada, aga me ikkagi tutvustame nüüd oma keskkonnad, kus meie hakkame nüüd tööd tegema. Ja kokku on meil 4 sammu kõigest, aga need on sellised sisukad, korralikud sammud, ehk siis te peate juba oma laudkondades mõtlema, et kellega, ilmselt teil ongi sellised 3 rühmad tekkimas, me mõtlesime, et optimaalselt olekski nagu 3 kuni 3, võib-olla ka 4, aga paaristöö on ka suurepärane, sellised pisemad rühmad moodustama, aga ei pea tegelikult üldse oma laudkonnas seda tegema, et tegelikult see koostöömoment tekib teil lähtuvalt sellest vahendist, mida te valite, mida te sooviksite uurida, et võib-olla peate ka liikuma. Et ühesõnaga, meil on siin slaidil, mis on siin veel täitsa mustvalge, teie uutes esitlustes uuendatud on juba ta värviline, on grupeeritud kokku erinevad vahendid, mis kõik tehniliselt võimaldavad koostööd teha, ehk siis seda saab koos luua, oleneb mida te siin loote, näiteks ühisesitlusi või dokumente või veebilehti, või siis ka täitsa jooniseid, pilte, plakateid, postreid, et me valisime välja sellised vahendid, mis võimaldavad seda. Ja teie nüüd visake rahulikult pilk peale, kui teil on juba ees arvutis, saate seal vaadata või siis suure slaidi pealt, et mis oleks see valdkond, mis teile huvi pakuks, ja sealt edasi, mis oleks see konkreetne vahend, mida te tahaksite ise võib-olla natukene rohkem näppida, uurida, mida te ei ole ise veel proovinud või olete aga põgusalt, et täna teil on võimalik seda koos siis teiste inimestega uurida, et sellel tuleb hoopis teine väljund ilmselt. Mõelge, et kui te olete nüüd oma valiku teinud, siis te võiksite juba mõelda, kas teil laudkonnas on samade huvidega inimesi koos. Et te võite küsida. Ja siis järgmine samm oleks siis Doodle'is. Doodle'i link on teil esitlustes olemas, et kes saab avada, saate siis kohe ka ära sisestada oma rühma siis valik. Kas me näitame seda Doodle'it ka? Jah. Kas interneti saab muidu näidata, eks ju? Ükskõik. Jah. No vaatame, kohe tuleb.
et siin Tuutlis te saate nüüd oma valikut ametlikult ära kinnitada, et küsige oma laudkonnas, kas keegi tahab koos teiega seda vahendit uurida, mida te tahate. Või, ma ei tea, vaadake, et te teate äkki kedagi teist, kes tahaks teiega seda vahendit uurida. Me tahame, et te sisestaksite siia kas oma rühmaliikmete või kaasuurijate nimed või siis te moodustate, teete oma rühmale täitsa oma nime, üks sõna näiteks. Olete oma rühmale nime ja siis sisestate ja siis valite selle vahendi, mida te uurima hakkate praegu ja saadate ära. Või esitate ära. F5, jah. Veronika, võib-olla sa näitad uuesti lingi, esitluse lingi? Esitlust, jah? Jah. See. Seda vahendite loetelu või mida? Ei, ma mõtlesin, kus on link. Äkki mõned ei saanud veel teha lahti meie esitluse. Jah, Bitly, jah. Bitly, okei. See. Nii, ma korraks näitan jälle seda Doodlit. Поставьте эту ссылку вот сюда. Вот сюда. Need on juba tegelikult lahti, on ju. Võtan neid. Jah. No ma võin uuesti võetada. Ta vist suudab kohe avada seda. Siit tuleb, juba on tulnud üht-teist. Теперь долго. И вставить. Еще раз. Не скопировался? А тогда напишите заново. Bitly. Все. Так, здесь устанавливать ничего не надо. Вот. И теперь вы следите здесь по шагам. Вот, первый шаг и так далее. Все здесь в руководстве имеется. Poplet on praegu. Так, да, только он почему-то идет не туда, куда-то вас, да. Да, все. Сейчас откроется презентация и листайте слайды. Ой, Елена! Я разговариваю с вами, даже не узнала. Все, да, здесь тогда нет. Нет, не надо ничего устанавливать. Листайте слайды, там все руководства есть. Et ma räägin ruttu selle juhendi lõpuni ja siis te hakkategi rühmades tööle ja meie käime Marinaga muudkui ringi ja vajadusel siis aitame seda vahendit konkreetsemalt ka uurida ja vastame teie küsimustele. Et ühesõnaga, kui te olete vahendi leidnud, kui te olete oma rühma leidnud ja sisestanud Doodlisse, siis te näete, mida teised ka uurivad, võib-olla nii on lihtsam. Siis kui te uurite nüüd seda vahendit, see on teil nüüd täitsa rühmatöö, ise hakkategi peale. Me oleme teile spikriks natukene siin allpool siis iga vahendi kohta, siis iga grupi kohta teinud väikse slaidi. Te ise lähete oma esitluses sinna slaidile, kus on teie poolt välja valitud vahend, otsite selle üles ja seal on ka juhendeid võimalik lühikesi vaadata ja põgusalt tutvuda ka, mille jaoks see vahend nüüd konkreetsemalt mõeldud on. Mõned on nii lihtsalt, et sinna ei olegi juhendit vaja ja siis jääte sinna. Ja aega on teil kuni 11.20, et kui te nüüd hakkate uurima, siis mõelge nendele küsimustele siin, mis on 4. sammu peal, ehk siis kuhu te peate jõudma oma uuringutega. Te peate suutma vastata sellistele küsimustele, et millistes olukordades teie võiksite seda vahendit kasutada, teie olukorras, teie õppetöö kontekstis näiteks, millal ta sobiks, millisele vanuserühmale see sobiks kõige paremini, kas kõigile või ainult mõnele on see paremini sobiv kui teisele ja millised on selle vahendi siis teie arvates
mingid piirangud või sellised negatiivsed pooled, millal ei saa seda kasutada ja mis on siis eelised, et millal ta sobib ja mis on tema väga hea omadus. Ja see arvamus peab teil nüüd jõudma, see hinnang peab jõudma teil Deciderisse, mis on meil omalt poolt jälle ka tehtud. Ja see link on siis ka siin slaidi peal, 4. sammu slaidi peal. Et ühesõnaga katsuge kuni 11:20 selline põgus tutvus ära teha ja nendele küsimustele juba ära vastata ja Deciderisse mingisugune siis kokkuvõte ära esitada. See on nüüd arusaadav, ma loodan. Итак, вот тут список всех инструментов. Да. И краткое обозначение, что они значат. Ваша задача выбрать что-то одно, что вы либо не знаете, да, и вот его и исследуйте, да. И вот там в Doodle отметьте, дайте название вашей команде. Tänapäeval isegi Padlet nõuab kasutajakontot. Nad on kõik läinud seda teed, et kasutajakontoga on see, millega te peate arvestama, jah, et selle loomine ei ole väga pikk, sest seda saab Google kontoga teha. Et saad ruttu, kui sa oma arvutis teed, aga praktiliselt ühtegi enam ei ole, sest koostöö nõuab seda, et sa kutsud kedagi, kes on ka nimeliselt kutsutav, eks ju, sa saadad talle meili, tihti peale. Et selle pärast. Mis valdkond? Või kas sa tahad näiteks mõistekaarte teha, kas sa tahad graafikat. Selle Mindmeistriga ei ole nii, et... Kolm on tasuta, jah. Seal igal slaidil on see lahti kirjutatud, mis on nende võimalust. Mina kustutan eelmised ära, sest seda kasutatakse ju auditoorselt põhiliselt või et pärast mõnda aega siis kasutada.
Kolleegid, palun pange tähele, et teie esitlusel, kus on 3. samm, on olemas link väga huvitavale keskkonnale Today's Meet, mida saab kasutada suhtlemiseks. Et kui te teete selle lingi lahti, siis te näete, kohe näitan teile, kus ta on, siin. Jah, siis te näete võt seda keskkonda, teil on vaja siia oma nickname, kas te võite päris nime panna või pseudonimi, kuidas te ise tahate, vahetada join ja te võite oma vahel, siin laudade vahel vabalt suhelda, esitada küsimuse, jagada linke, mis iganes. Te võite proovida ka seda keskkonda. Tänan.
et vaata, kas ma komplektin siis. Super. Teil edeneb siin. Kodus hakkab ju. Aha.
Teeme kokkuvõtte. Nii, Marina. Mida me näitame seda, jah? Ja, praegu vist seda, jah. Kas me küsime nende arvamust ka? Ah, Kas me küsime nende arvamust ka? no, siin on, vaatame, mis siin on kõigepealt ilmselt. Nii, aeg on meil siinmaal, et me hakkame juba esimesi tulemusi vaatama. Loodetavasti saite ka midagi uut täna teada või avastasite midagi põnevamat või põnevat. Ja ma näen, et Resideri lehel on täitsa mitu arvamust juba kirjas. Väga tore. Mis vahendeid olete te siis ette võtnud? Mindmeister võtsid siis mõned grupid. Minu isiklik lemmik on ta ka, aga temal on siis väike piirang, avastasite, jah? Mis piirang sellel on, et kuni 3 kaarti saab korra tasuta versioonis teha, mõistekaarti. Tema eeliseks te tõite ka ise välja, et teda on lihtne kasutada, reaalajas saab koostöös seda teha, et kõik saame koos luua mõistekaardi, seal on erinevad tegelikult mallid, seal on ka ajurünnaku mall või siis mingi isegi midagi saab ehitada koos, eks ju, joonistada, et ta on palju võimalusi, aga jah, et tasuta versioon on siis kuni 3 tükki. Neid saab jällegi arhiveerida, alla laadida endale, siis kustutada ja jälle uut avada, et saab piiramatult põhimõtteliselt kasutada. Väga hea. Hääletada muide võite ka, et siin on võimalik ka siis oma arust parema vahendi eest ka hääletada. Sway'd proovisite. Ma tean, et mõnedes koolides on Microsofti tarkvara, aga see ei pea olema isegi see tasuline pakett Office, vaid Sway on eraldi rakendusena näiteks OneDrive'i alt või täitsa sway.com kasutatav. Mis te siis Sway kohta arvasite? See on siis lihtne veebilehe või sellise veebiesitluse loomise vahend ja anonüümset redigeerimist ei toeta. Et kui te ise teete, jah, siis saate, aga või mis te mõtlesite selle ajal, kui see on koostöö, siis see on koostöö. Ja samas on ta intuitiivselt arusaadav ja lihtne. Väga hea. Vaatame, mis meil siin veel on uuritud. Real-time board. Ja Google Docside kohta on kõige rohkem, sest seda on ilmselt väga paljud ka saanud juba ise proovida ja kasutada varasemalt. Nii, mis on Google Docsi miinused? Turvalisus. Turvalise mõttes. Jaa. Elektri olemasolust sõltub koostöö. Väga õige tähelepanek. Brainstorming on mingi uus vahend, mida ei olnud meie paketis. Kes seda uuris? Jah, mis vahend see on? Uuendada on vaja. Okei. Uuendame.
veebitahvel. Ahah. Et selle vahendi nimi oli brainstorming. Väga hea, saame meie targemaks. Lisame sinna esitlusele. Jaa, lisame kohe, jah. Liiga hall. Kas see oli dotstorming? Kui te ütlete hall, siis ma juba saan aru, et see vist oli dotstorming, ta on hall. See oli dotstorming, vabandust. Jah, tõesti, liiga hall isegi. Jaa, ta on hall, aga ta on mõnus, sest et see on nagu Padlet, kus saab iga selle märkme või postituse eest ka häält anda, et saab hääletada parima eest, et selle erinevusega. Meile rohkem meeldis see real-time board. See meeldis rohkem. Seal kuskil me kirjutasime selle kohta ka. Just, ta oli eespool natuke. Nii, vorme on uuritud, siis on uuritud Wunderlisti. Oota, Veronika, mina vaatan siin miinus, maksimaalne vastuse arv saab olla 4. Ma ka mõtlesin selle Google peale. Formis rohkem võib panna, keegi ei piira seal. Jah? Ja see oli mõeldud mingi Triventi kohta vist. Okei, väga hea. Siis Google Formi kohta on, okei, enam vähem. Jah, siis lähme edasi, jah, natuke alla poole. Siis Wunderlist, kes kasutab Wunderlisti ise ka? Lihtsalt uurisite praegu, jah? Et mina isiklikult kasutan, aga olen siis oma perekonnas, kus me kõik pereasju planeerime just seal. Et õppe kontekstis ei ole veel proovinud, aga kindlasti oleks ka mõeldav projekti juhtimises või ühistöödes. Et Poplet, mõtlesin, et algul väga paljud võtsid selle Popleti, et kuidas siis tundub lihtne. Tundub lihtne, jah, ta on tõesti lihtne ja mina ise kasutasin seda õppetöös töötades oma õpilastega, et kui näiteks nad kolmekesi luuvad ühe selle mõistekaarde, see on tõesti väga mugav, keegi üks teeb valmis, jagab teistega ja nad kolmekesi, kas või kodus, arvutiklassis vahetpoole, töötavad ja koostavad ühe mõistekaardi, tõesti väga mugav. Ja ta ei streiki eriti. Et miinuseks siis on see Flashi olemasolu. Aga ma ei tea, see on tahvelarvutid, jah? Jaa, tahvelis on vaja, jah. Nii, siis on Trellot vaadatud, jah. See on projektijuhtimise tarkvara, abistav tarkvara. Et tähtaja seadistamine ei ole seal täpne, ainult päeva lõikes, mitte tunnid, minutid. No, jah, võib ka miinuseks olla muidugi. Nii. Ja Triventid on ka siis jõutud. Huvitav, et Triventi kohta rohkem miinuseid kui plusse. Kas olete muidu, keegi on proovinud Triventit õppetöös juba kasutada? Nii, mis kogemus? Teie panitegi selle? Ei. Üldiselt väga hästi saab teha ja muidugi mulle meeldib kõige rohkem see, et õpetaja näeb kõike, aga õpilastes näevad ainult sisestajad enda asju, nii et see mulle meeldib kõige rohkem isegi, just nende testide tegemisel. Et lapsed ise tegid küsimused, jah? Väga hea. Ja Triventi, see on vektoriinide loomiseks keskkond. Te kindlasti teate, mis on Kahoot, mis on Quizzes, võib-olla Quizalite, et see on sarnase funktsionaaliga keskkond. Aga miks me panime Veronikaga selle Triventi siia? Asi on selles, et kui te loote ise selle vektoriini valmis, te ei pea isegi ühte küsimuse sinna lisada, te võite lihtsalt jagada see link oma õpilastega ja nad ise esitavad oma küsimused ja vastuste variandid sinna. Nad ise võivad koostada seda vektoriini ja see ongi selline, saab ka koostöövahend, on väga mugav kasutada õppetöös. Võite proovida, sest tegelikult mõelda välja hea küsimuse, see on hästi keeruline, aga pakkuda veel vastuse variandid ja leida õiged valed vastused, see on veel keerulisem. Jah, et koostöö jaoks siis soovitame Triventi ja viktoriinide keskkonda. Et just õppijad ise teevad. Kas kõik jõudsid lisada? Äkki keegi jõudnud ja uuendada on vaja? Ma igaks juks jah. Uuendame. Näed, tuli veel Poplet ja Trello. Aga ei, rohkem ei ole. Rohkem ei tulnud. Öelge, kas keegi kasutab... Asana on üleval veel. Asana kohta. Asana. Kas keegi kasutab Evernote'i? Kas õppetöös või enda jaoks?
õppetöös. Jah, no vaadake, Evernotes on märkmik, mida saab jagada. Märkmik võib olla nii õpilasel kui ka õpetajal. Näiteks kui õpetajal oma, ma ei tea, kas konspekt, materjalid, kas lingid, mis iganes. Evernote'is on olemas, õppejõud või õpetaja võib kiiresti jagada seda õpilastega. Sama võib teha ka õpilane. Samuti Evernote'is on väga mugav organiseerida informatsiooni, seal on võimalik tagid kasutada. Kas vahetpoole, kas ma teen pildi, panen Evernote'i, panen mingi tagi, kas ma panen kirja midagi kiiresti ja jälle ma lisan mõni tagi, pärast ma vajutan selle tagi peale ja kõik minu info on seal, on väga mugav. Et kui meie õpilased näiteks kasutavad seda Evernote'i, siis alati nende info, nende kas või konspektid hästi organiseeritud. Ma arvan, et probleem on siin see ka, et hästi palju keskkondi on, kus saaks õppijatega infot tegelikult jagada või üleüldse, et millal ma mida kasutan, et noh, ma seda küsimust ka siin lauas, eks ju, et on ka OneNote, mis on ka märkmik, mis on meil veel rohkem võimalusi, et jällegi jagatakse seal õppijatega midagi, et seda otstarvet on vaja välja mõelda, et kui ma lepin õppijatega kokku, et meie kasutame selles tunnis Evernote'i, et e-kooli läheb see formaalne võib-olla ainult tulemused ja noh, siis need kodutööd, aga noh, see sisuline pool, noh, ma ei tea, mingid kokkulepped, mis me tegime tunnis, mingid materjalid, mis me näitasime, noh, mis ei tule kuskile kaasa. Mina näiteks oma laste puhul tunnen tihti vajadust, mis te tunnis tegite, õpetaja midagi näitas slaidil, ma ei mäleta. Noh, kunstis on seda sageli, mina ei oska enam midagi teha, sest seal oli nii peenelt kirjas see kõik, mis ma pidin tegema. Et no sellist digitaalset infot võiks ka õppijatega kuidagimoodi jagada, on minu arvamus, et ta teaks, noh, et ta saaks kinnistada või kuidagi rohkem süveneda. Et märkmikud sobivad selleks väga hästi. Just nii. Ma saan aru, et te vastasite juba veebist tulnud küsimustele. Isegi pole nüüd näinud. Et kõik need küsimused, mis siin auditooriumis olid, said jooksvalt vastuse. Ja kindlasti päeva jooksul tekib veel küsimusi, nii et te saate kohvipausil jätkata seda, aga praegu suur aplaus Marina ja Veronikale. Täname. Teile ka.